Tere! Rõõm teid näha, kes te siin olete, kes te pärast järele kuulete seda laivi. Tänase laivi teema on meil selline hirmus sõna konfliktid. Ma juba näen, et minu külaline Anne-Liis on olemas. Kutsusin teda, sest tema on coach, kes pakub teenust nii kohe. Kes coachina pakub teenust, kuidas lahendada konflikte. Ja kohe ootame natuke, ta peab siis, võtab veidi aega, kui ta liitub meiega ja siis me võime alustada. Ma nii kaua siis räägin, et miks ma valisin selle teema konfliktid. Et räägime siis tänases laivis, et miks konfliktid üldse tekivad, miks kas nad pigem hirmutavad meid või me suhtume nendesse normaalselt, et nii kaua, kui ma Anne-Liisi ootan, ta peab varsti tulema, ma loodan, ma aktseptisin Anne-Liis sinu requesti, natuke läheb vist aega, kohe ma vaatan üle igaks juhuks. Nii. Kohe läheb veidi aega, ma igal juhul aktseptisin seda. Nii, millegipärast näitab mulle, et sa ei saa liituda. Huvitav, miks? Üks hetk vaatame, et mis siis hakkab meil toimuma. Et te võite siis nii kaua, kui me ootame siin tehnilise probleemi, püüame lahendada. No nii, tere! Ja tere, Anne-Liis, et mina siin juba püüdsin meie vaatajad natuke kaasata meie vestlusesse, et palun andke meile teada, kuidas te suhtute konfliktidesse, et kas nad pigem hirmutavad teid, ma meelega panin sellesse pealkirja selline hirmus sõna konflikt, sest ma isiklikult võin öelda, et ma pigem vältin neid, mulle ei meeldi konfliktid, ja üldse kuidagi, pigem see ehmatad mind, et kui mingi konfliktne olukord on ees ootamas, siis ei tunne ennast väga mugavalt. Kuigi ma tean, on sellised inimesed, kes võtavad seda täitsa tavalise asjana, et elus ongi konfliktid põhimõtteliselt igal sammul, et ei tasugi üldse karta, et kirjutage palun head vaatajad ja need, kes meid pärast järele vaatavad, et kuidas te suhtute konfliktidesse. Ja mina juba hakkasin vaikselt rääkima ka sinu kohta, et sina oled coach, kes tegelikult ju aitab kliente lahendada konfliktseid olukordi, kasutades coachingut. Ja seetõttu mul oleks eriti huvitav sinu arvamust kuulda ja sina jagaksid oma kogemust. Aga alustame siis sellest, et teeme sellise lühikese nagu tutvumisringi, et mina räägin, et kes mina olen ja siis ma annan sõna sulle üle. Ja ootame ikkagi teie kommentaari, et palun kirjutage, kuidas te suhtude konfliktidesse, kas pigem kardate neid või normaalselt, konflikt on konflikt, mis seal ikka, lahendame ära. Et praegu olen ka mina coach, enne seda töötasin avalikus sektoris, 17 aastat olen seal töötanud, aga mingil hetkel tundsin, et kuidagi kitsaks töö on mulle jäänud ja otsustasin, et tahangi saada ettevõtjaks. Hetkel olen alles selle oma teekonna alguses ja püüan aidata avalikus sektoris töötavad naisi, kes tunnevad enda elus, olgu see siis tööelu või isiklik elu, väsitavad seisakud ja neil puudub julgus sellest nagu välja astuda, nad ei tea, mida teha ja siis see on minu nagu sihtrühm. Nii, annan siis sõna sulle üle. Räägi nüüd palun sina. Ja, aitäh Valeria, aitäh, et sa mind siia kutsusid. Ja võib-olla ma siis tutvustan ka ennast natukene, et minu nimi on siis Anne-Liis Veenstra ja mina tõepoolest tegelen sellega, et ma aitan inimestel konflikte lahendada. Pakun siis konflikti coachingut
ja pakun ka lepitus või sellist konflikti vahendusteenust, et seda siis juhul, kui 2 inimest või need osapooled mõlemad on juba valmis kahekesi laua äärde tulema ja asjast rääkima. Ja võib-olla enda taustast, et mina olen kuskil 15, võib-olla 16 pluss aastat tegelikult olnud juuravaldkonnas, et olen töötanud mõlemas sektoris, et nii avalikus erasektoris, advokaadina töötanud ja kuidagi ma arvan, et see konflikti coaching ja lepitus on selline loogiline samm minu jaoks olnud või see kujunes hästi orgaaniliselt, et kuidagi ühel hetkel mina tundsin, et ma tahan inimestega töötada lähemalt, kui seda võimaldavad sellised läbirääkimised, mis on ka väga toredad ja võimaldavad ennast ja teisi hästi tundma õppida. Ja siis kuskil, ma arvan, tänaseks kuskil 2,5 aastat tagasi jõudsin coachinguni ja nüüd kuskil 1,5 aastat olen siis aktiivsemalt pakkunud inimestele seda teenust. Aitäh sulle, enne kui me jätkame ja ma küsin ka meie vaatajate käest, et las nad kommenteerivad, palun tehke seda, et mis te arvate, et miks konfliktid üldse tekivad, et mis on selle põhjus, mis te arvate, mis teie arust konflikt on, sest on ju 2 mõistet, on erimeelsus ja konflikt, et nad on natuke ju selles mõttes erinevad ja ma küsin siis su käest sellist küsimust, et kuidas sina suhtud konfliktidesse? Kas see sinu jaoks ja sinu arvates on siis nagu suhete lõpp, kui me juba oleme jõudnud nagu konfliktini või sina arvad, et see on ikkagi selline uus nagu võimalus, kui seda võib niimoodi öelda, suhteid areneda, et nad just jõuavad nagu uuele tasemele, et mis on sinu arvamus? Ja võib-olla, mis see nagu konflikt minu jaoks on, see on ilmselt selline mingisugune inimsuhete kriis ja mulle väga meeldis, et sa mainisid seda sellist erimeelsus versus konflikt, et tõepoolest minule ka väga meeldib see lähenemine, et iga erimeelsus ei ole veel konflikt. Et tegelikult, kui me mõtleme, siis me igal hetkel olemegi erimeelsusel, et Valeria, et sina tõenäoliselt näed rohelist värvi seal, mis on seal tooli küljes, on hoopis teistsuguse, nagu mina seda näen ja see on täiesti normaalne. Aga ja mis see siis konflikt on või kuidas sellesse suhtuda? Ma arvan, et ma olen oma arvamust nagu läbi aastat palju muutnud ja täna ma pigem näen, et see ongi nagu võimalus ennast paremini tundma õppida, teist poolt paremini tundma õppida. Ja võib-olla kuna see konflikt nagu alati kujuneb mingisuguse päriselus eksisteeriva sellise rahulolematuse või puudujäägi pinnalt nii-öelda, siis võiks öelda isegi nagu, et see on võimalus maailma paremaks muuta. Aga samas ma siin räägin läbi hästi positiivse prisma, et ma ei taha selle kõigega öelda seda, et see ongi tore ja et katsume tekitada endale nii palju kui võimalik konflikte, vaid ma täiesti mõistan, et kui me juba seal konfliktis oleme, siis seal ongi keeruline navigeerida. Et on kõrgenenud emotsioonid, eks ju, meil on teadmatus tuleviku suhtes, mis siis saab, kui ma mingit moodi käitun. Et jaa, aga ma arvan, suuresti tervislik on näha konflikti võimalusena. Aga kas sa arvad, et konflikti peab pigem kartma? Mina lihtsalt räägin enda eest, et nagu ma juba olen maininud, mina pigem selline nagu inimene, kes jah, ma ei näe sealt suurt nagu võimalust nagu arengust või enese tundmisest, pigem ma mõtlen, et see on natuke selline ebameeldiv ja ebamugav nagu olukord ja ma ei taha tegelikult siin olla ja et reeglina ma ikkagi püüan nagu lahkuda sellest nagu konfliktsest olukorrast ja mõnikord ma isegi tean, et ma nagu, kus ma ütlen, kui ma pean valima, kas ma nüüd seisan enda eest näiteks mingis olukorras ja selle kaudu võibki tekkida selline konflikt, et või siis ma pigem nagu ütlen, et olgu siis, eks ma siis, ma ei tea, teen seda ise või ei hakka seda niimoodi tegema, siis mina valin sellist nagu pigem taktikat. Et jah, kas tasub seda konflikti nagu karta või ikkagi nagu, pigem võtate ennast ikkagi kokku ja nagu külma vette ikka sugeldud nagu sinna, et mis seal ikka, ütleb sulle keegi midagi ebameeldivat või sina ütled midagi kellelegi ebameeldivat, las olla, elad üle, lähed nagu, saad nagu tugevamaks. Et miks ma lihtsalt küsin ka sellest asja, ma räägin, et minu arust, et on sellised 2 tüüpi inimest, et teie, kes te vaatate meid, siis te võite
ma jätkan oma mõtted, siis te võite kommenteerida või pange lihtsalt plussid, kas te olete sellega nõus või te ei ole minu väitega praegu nõus. Et on sellised, kes vältivad need konflikte nagu mina, et ma ei taha seal sees olla, ma pigem lahkun. On sellised inimesed, kes nagu nad tulevad mingisuguse olukorda ja juba seal puhkeb see konflikt, et nagu nad ise nagu kuidagi tekitavad seda konflikti, et isegi nad nagu võib-olla ei tahagi, aga neil kuidagi see õnnestub, et noh, niimoodi on sellised inimesed, et näiteks, noh, ma ei tea, mulle tundub, et minu ema on natuke selline, et ta kuidagi nagu suudab sellist olukorda nagu enda ümber tekitada, et jah, ta räägib avameelselt, mis talle ei meeldi ja tegelikult see on normaalne, et sa räägid seda niimoodi, aga see võib olla, kuidas sa seda teed, vot see tekitab sellist nagu, et noh, konfliktset olukorda ja mina tunnen ka ennast väga kuidagi ebamugavalt selles olukorras. Võib-olla seetõttu, et mul ei olnud sellist nagu mustrit, kuidas selles konfliktses olukorras võib nagu ökoloogiliselt või hästi käituda. Ja täitsa nõus, et ongi, mina olen ka nõus, et on kahte tüüpi inimesi ja võib-olla puhtaid tüüpe ei ole, et need, kes täielikult armastavad konflikte või need, kes täielikult nagu neid väldivad. Aga kui sa räägid sellest, et mis põhjustel inimesed väldivad, siis sa palju tõid juba ise välja, et kindlasti see emotsionaalne pinge, mis tekib siis, kui sa pead ennast kehtestama, sa pead midagi välja ütlema, mille osas sul ei ole nagu aru saama, et kuidas teine pool seda vastu võtab. Mis põhjused veel on? Ilmselt, sest meil tuli kuidagi välja enne ka, aga iga konflikt nagu loob sellise nagu teadmatuse tuleviku suhtes, et kui sa oled juba olukorras, sa pead mingi sammu tegema, midagi välja ütlema, mis on keeruline, siis sa ei tea, mis on selle tagajärjed, on ju. Kuidas su ülemus näiteks reageerib, on ju. Või ma ei tea, kuidas su abikaasa reageerib sellele. Et natukene mul on tunne, et kui me räägime sellist teadmatusest tuleviku suhtes, siis see on alati natukene selline isikliku vastutuse koht ka. Et kas me oleme valmis nagu tegelema selle rahulolematusega. Ja tihtipeale on lihtsam see kõrvale panna lihtsalt ja mitte tegeleda. Ja võib-olla veel mõned põhjused, et miks siis nagu välditakse, on see, et mulle tundub, et võib-olla isegi rohkem Eestis või siin Ida-Euroopas meil on nagu mingi selline arvamus, et me ei peagi väga palju ruumi võtma. Et see, et kas ma enda eest seisan või mitte, et tihti seda kahjuks ei tehta. Ja siis tekib enda sees selline passiivne konflikt jätkub, aga kuidagi siis selle kaudu siis välditakse sellist hetkelist värelust, eks ju, et okei, ma pigem ei ütle välja, mida ma soovin või pigem ei astu seda sammu. Ja, sul on õigus, et me pigem nagu arvame, ja siis tekib sisemine konflikt tegelikult, kui sa vältid seda väliskonflikti, et sa näiteks ei ütle selles olukorras, mida sa päriselt mõtled, vaid astudki sellest olukorrast välja, et keegi toetab minu mõtted nii armas tegelikult teie poolt. Aga pärast sul algab see sisemine konflikt ja mina nagu see inimene, nagu ma ütlesin, kes nagu vältib sellised välised konflikte, et oi, kuidas meil pärast hakkavad igasugused mõtted peas ketrama, et mida ma oleksin võinud kellelegi ütlema, et miks ma seda öelnud, et sina tegelikult pärast hakkad ise ennast nagu sööma selle tõttu, et sa oled selline argpüks, et miks sa ikkagi nagu öelnud, miks sa öelnud, et sa ei taha näiteks seda teha, kui me räägime tööalastest asjadest, et mulle tundub, et see on selline võib-olla see teema, mis nagu kõnetab rohkem meie kuulajad, et miks ma seda tegin, miks ma seda võtsin, ma ei tahtnud ju ja nii edasi ja tegelikult sa pärast jõuad sinna, et et see sisemine konflikt hakkab sul tegelikult pihta ja sa ei tunne ennast hästi selle üle, sest sul ei olnud seda julgust, aga kus siis seda julgust võtta, et nüüd jõuame sinna nagu, et kus siis võtta seda julgust, et kuidas siis võiks käituda, et kuidas sellised inimesed nagu näiteks mina, kes vältivad konflikti või vastupidi, kes ükskõik mis olukorda, nad ei satu, nad kohe ise tekitavad seda konflikti, nad võib-olla ei tahagi nagu midagi halba öelda, aga inimesed interpreteerivad nende sõnu, et nad nagu rünnaksid kedagi. Et hakkame võib-olla juba vaikselt sellise nagu meetodi juurde jõudma, et mis sina
oskaksid soovitada ja vahepeal ma küsin ka meie vaatajate käest, et mis taktikat teie kasutate, et kui te olete juba olukorras, kui on konflikt, mis on teie jaoks oluline, kuidas te käitute tavaliselt sellistest konfliktsetest olukordadest ja võib-olla vastupidi, et kui te tajute, et no okei, nüüd läheb natuke palavamaks siin, et ma pigem nagu ei lähe sinna, et kuidas te seda sisemist konflikti pärast enda jaoks lahendada ja kas lahendate üldse? Ja, et esiteks sellist imenippi või mingit sellist ütleme, manuaali, eks ju, konflikti lahendamiseks olemas ei ole, aga mida mina ise isiklikult alati teen ja mida ma oma coaching'u sessioonide käigus siis ka klientidel palun teha, tegelikult sellisteks keerulisteks vestlusteks ette valmistada, et mina ütleks, et reeglina see konflikt ei tule nagu välk selgest taevast, eks ju, et see kuidagi kasvab ja kui on selline olukord, milleks sa tõesti ei saa ette valmistuda, siis minu nagu põhisoovitus oleks, et võta endale aega, et astu see samm tagasi, ütle välja, et sa vajad aega ja siis kogu ennast ja mine siis sellega tegelema, kui sa oled valmis. Aga kui sul ikkagi on võimalust ette valmistada, siis minul on näiteks sellised 5-6 head küsimust, millele siis, kui sa eelnevalt oled vastused välja mõelnud, siis tänu sellele on sul palju lihtsam nagu navigeerida, selles mõttes, et see võtab sul pinge maha ja see aitab sul jääda ka nagu probleemi kesksemaks. Et esimene küsimus kindlasti on see, et küsi endalt enne sellist keerulist vestlust, et mis on see tulemus üldse või mida sa tahad, kui sa lähed seda probleemi lahendama. Ja mõtle enda jaoks välja ka see nagu põhiline sõnum, mida sa tahad kindlasti välja öelda selle teisele poolele. Ja siis mõtle natuke ka võib-olla nagu minevikule, et kui sa olid eelmine kord sarnases olukorras, et mida sa siis tegid? Mis töötas, mis ei töötanud, mida sa seekord tahad teistmoodi teha? Ja võib-olla nagu oluline on ka mõelda, et valmistuda selleks nagu negatiivseks stsenaariumiks, et küsi endalt, et mis see on siis, mida sa kõige rohkem kardad või mis see on, milleks sa tahad kõige rohkem ette valmistuda. Et see on nagu selline esimene samm, selline eeltöö, mida võiks alati ära teha. Aga kui sa siis juba nagu oled selles vestluses sees, siis minu meelest ikkagi nagu iidsetest aegadest saadik on see, et aktiivne kuulamine. Et lihtsalt katsu nii palju, kui vähegi sinu nagu emotsionaalne seisund seda võimaldab, et anna sellele teisele poolele võimalus tema lugu ära rääkida. Ja usu mind, kui sa oled selle võimaluse andnud, teine pool on aru saanud sellest, et sa tegelikult ka hoolid, sa tegelikult ka kuulad, siis sa saad kindlasti ise ka võimaluse rääkida. Ja rääkida oma mitte ainult pinnapealselt, vaid ka nagu sügavamatest vajadustest. Ja võib-olla sellised suhtlemistaktikad ka siis, eks ju, et tavapärane on ju, et katsu esitada, see on tihti ei ole kerge, on ju, aga katsu rääkida mina sõnumi teel, katsu rääkida selliselt, et see sõnum, mida sa edasi annad, on selline konstruktiivne ja tulevikku suunatud, eks ju. Et ma ei tea, mulle väga meeldib see näide, et kui me lähme teatrisse, on ju, siis meil tihtipeale öeldakse, palun lülitage välja oma mobiiltelefonid. Aga minu meelest kõlab palju paremini näiteks see, et kui öeldakse, et aga ärge unustage neid sisse lülitada, et muidu teil jääb mõni oluline sõnum saamata näiteks. Et see on selline nagu harjutamise asi natuke. Ja üks asi võib-olla, mis veel alati aitab, on see, et kui on keeruline neid lugusid seal vastastikku kuulata, siis katsu tekitada diskussioon sellest, et mis on teie mõlema jaoks selline ebasoovitav tulevik. Et mis siis juhtub, kui te selle probleemiga täna ei tegele. Et see loob ka sellise hea pinnase. Täitsa nõus olen sinuga. Just mulle meeldib selline lähenemine, et peabki nagu selleks raskeks kõneks võib-olla ette valmistama. Et kui sa oled juba selles olukorras, siis sa võidki öelda inimesele, et ma vajan aega, kui sa tunned juba, et emotsioonid on ülelae, tegelikult emotsioonid mängivad väga oluliselt ja nad ei ole väga head kaasmängijad selles nagu kogu olukorras, et kui me oleme juba väga emotsionaalsed,
et siis pigem see segab, see nagu mõistus, kaine mõistus, ta lülitub lihtsalt nagu välja, sul on emotsioonid ainult, sa tahad seda kõik nagu välja valada, et kui sa juba tajud, et olukord muutub liiga emotsionaalseks, siis jah, mulle meeldis ja sinu nõuanne, et astu välja, ütle, et sa ei ole valmis selles toonis praegu seda vestlust jätkata ja see on tegelikult täitsa okei. Ja lepite uue aja, näiteks kohtumiseks ja siit tegelikult mul tuleb ka teine küsimus ja võib-olla ma küsiksin ka meie vaatajate käest ka seda, et mis sina arvad, kas tasub kolmandat osapoolt kaasata konfliktse olukorda, kas see pigem aitab, et kui keegi kolmas aitab seda nagu lahendada või pigem nagu mitte? Ja siis küsin meie vaatajate käest, kuidas teie arvate, kas kui see oleks selline inimene, kelle käest te saaksite abi või kas või nõu või kes osalekski selles nagu vestluses, kus te peate selle teise poolega vestlema, kas te kasutaksite seda võimalust, pange siis plussid palun või kui te ei kasutaks, et pange miinused, et oleme väga tänulikud, kui te kommenteerite ja aktiivselt osalete. Nii, kuulen sind, räägi palun, kuidas sina? Jaa, loomulikult võib kaasata kolmandaid osapooli ja tihti seda tehakse ka, aga võib-olla see kolmanda osapoole kaasamise juures on oluline see, et sa ei kaasaks seda sellise nagu kolmnurgastamise teel. Mitte see, et Valeria, et meil on konflikt ja mina räägin sellest konfliktist Marile ja siis Mari räägib Jürile ja siis Jüri lõpuks jõuab sinuni tagasi välja. Et seda kindlasti tuleks silmas pidada, et see tõenäoliselt selle lahendamisele kaasa ei aita. Aga kui me räägime sellise kolmanda neutraalse erapooletu osalise kaasamisest, siis ilmselt ma usun küll, et enamikel juhtudel on sellest kasu. Juhul, kui siis inimesed ise ei ole suutnud. On olnud selline kogemus, jah, et sina pidid olema kolmas osapool? Ja, ikka. See ongi see osa minu töös, see konfliktivahetus, mida ma teen. Aha, et sind kutsutakse ja sina aitad konfliktseid olukordi lahendada. Kas sina olid siis pigem nagu eraelu konfliktides olnud selline nagu moderaator, võib niimoodi võib-olla öelda, või sa olid pigem tööalastes küsimustes? Pigem minuni on jõudnud vahendustööna sellised tööalased konfliktid või sellised kogukonna konfliktid. Et erakonflikte aitan ka lahendada, aga seda tööd on palju rohkem selliselt, et me töötame üks ühele sellise konflikti coachingu näol. Ehk siis inimene tuleb näiteks, ta teab, et tal on kellegagi nagu konflikt ja siis sina aitad, sa coach'id seda inimest, et tema jõuaks selle konflikti lahendada. On nii? Ja, et kasutan sellist hästi turvalist sellist 7-astmelist raamistikku, mille käigus siis samamoodi on ju seame eesmärgid, vaatame, mis on see olukord, käime läbi nii ühe osapoole jaoks selle konfliktitsükli, kui siis ka läbi selle ühe osapoole silmade teise jaoks võimalikud nii-öelda triggerid ja kogu selle tsükli ja siis vaatame, kuidas sealt olukorrast edasi liikuda. Ja nii nagu sa juba ütlesid, et tegelikult selles konfliktses olukorras või ükskõik nagu olukorras, kus sa tunned, et see on nagu konflikt, et sa pead ka ise nagu aru saama, mida sa tegelikult tahad saavutada sellega. Et väga tihti inimesed, lihtsalt toon sellise nagu näite, et oletame, et keegi, et näiteks sina teed lisatööd. Ja keegi sulle ei maksa selle lisatöö eest. Niimoodi juhtub mõnikord. Ja sina lähed ja oma ülemuse juurde hakkad seda nagu kommunikeerima talle ja selline esimene viga, et sa ei ütle, mida sa tegelikult tahad. Et näiteks sina tahad, et sulle makstakse lisatasu näiteks selle lisatöö eest, vaid hakatakse näiteks rääkima seda selles kontekstis, et aga näed, Kati ja Mati ei tee ju lisatööd, et miks mina pean seda tegema. Ja siis ülemus võib teha selle nagu sinu jutu peal sellise vale järelduse, et okei,
nemad ei tee, järelikult ma pean neile andma lisatöö, aga see ei ole sinu mõte tegelikult. Sina tahtsid öelda hoopis midagi muud, sa tahad öelda seda, et kas sa ei taha teha seda lisatööd või sa ei taha seda tasuta teha või sina tahad tehagi seda lisatasu eest, et jah, selline jällegi see, mis tänases laivist võib kaasa võtta ikkagi, et mõelge läbi, et mida siis te tahate, kuidas see olukord oleks lahendatud. Ja veel üks selline, minu arust ka oluline moment, et ärge mõelge nüüd enda peale, et kui on teine pool, ja te olete juba selles vestluses, et see aktiivne kuulamine, nagu sa ise ütlesid, et see aitab sul aru saada, mis see teine pool tahab, sest me väga tihti eeldame teise poole käitumisest näiteks, et tema tahab hoopis seda, aga me ei küsi, mida ta siis tahab. Et sellised mõtted siis meie juba vaikselt selle laivi lõppu, et ma hakkaksin vaikselt võib-olla need otsad kokku tõmbama, aeg lendab nii kiiresti ja küsiksin, kirjutage palun, kas või siia praegu kohe või pärast võite kirjutada, et millised strateegiad või nõuanded, mis kõnetasid teid ja mis te võtate kaasa ja mida te prooviksite kasutada või äkki on olnud sellised olukorrad teie elus, me oleksime ka väga tänulikud ja pärast võime Anne-Liisiga vaadata ja kommenteerida seda, kui te tegite enda arust kõik õigesti, kui te kasutasite võib-olla seda nagu strateegiat, aga no ei töötanud, lihtsalt nagu ei toiminud selle inimene, ka sellised olukorrad tegelikult võivad olla, et ei jõua kuidagi lahendusele. Et meil oleks väga huvitav sellised rasked juhtumid pärast arutada ja vaadata, et kuidas siis oleks võinud lahendada sellist keerulist olukorda, kus võib-olla te proovisite, võib-olla te tõesti rääkisite Nina sõnumi kaudu, võib-olla te tegite seda eeltööd, tahtsitegi teada saada, et mida ma siis tahan, mida minu teine pool tahab, kes selles konfliktis osaleb, aga kuidagi ei õnnestunud. Kirjutage palun meile, mul oleks väga-väga huvitav teada sellest saada. Anne-Liis, tahad sa veel midagi lisada? Jaa, ei. Aitäh sulle selle laivi eest ja aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele. Soovin kõigile võib-olla selliseid rahulikke, keerulisi vestlusi. Jah, aitäh, kes te osalesite, kes te pärast kuulete meid järele, et olge aktiivsed, kirjutage ja head päeva jätku. Head aega! Head aega!